So let's start. Following 2 years of the Estonian War of Independence, the Tartu-Peace. Siis 2 aastat pärast Eesti iseseisvussõda sõlmiti 2. veebruaril 1920 Tartu rahuleping ja selle lepingu alusel tunnustasid Eesti ja Nõukogude Venemaa teineteist sõltumatute riikidega. Ja Eesti Vabariik siis kaitses oma suveräänsust, mille ta kuulutanud oli välja 1918. aastal ja riigipiir jälgis peamiselt rindejoont, kuigi mitte täpselt. Ja esimese Eesti Vabariigi ajal kuulus Eesti Vabariigi alla veel Petseri maakond ja Narva mõlemad kaldad. Ja need territooriumid enamasti olid asustatud venelaste ja väikeste soome-ugri etniliste gruppidega. Need tõkked, mis piiri äärde ehitati, neid hakati kutsuma okastraadi taguseks ajaks. See metafoor näitab mitut asja. Esiteks ei tahetud Nõukogude Venemaal ametlikult tunnistada seda nime. Ja samuti see oli tõke, mis kaitses Eestit punase terrori eest, mida juba iseseisvuse võitluse ajal oli kannatatud. Samal ajal aga ei saanud emigrandid oma ajaloolisele ja vaimlisele kodumaale naasta. Ja kolmas seos oli see kujund ka seotud laagritega, mida ümbritsesid okastraattõkked, nii nagu Solovetsi saartel näiteks. Ja piir muutis põhimõtteliselt eestlaste elustiili, eriti siis Narva ja Peipsi piirkondades. Vene impeeriumi ajal oli kohaliku jõukuse jaoks liikumisvabadus väga oluline, aga uus piir lõpetas selle, et oleks võimalik reisida Moskvasse või Peterburi näiteks hooajatöödele või kauplema ja perekonnad võisid ka jaguneda pooleks. Aga siiski oli võimalik salaja piiri ületada, sest et füüsilisi tõkkeid mujal kohtades kui transpordi marsruutide juures ei olnud. Ja Eesti ja ka laiemas plaanis Euroopas kirjeldati ajakirjades, et see on väga ohtlik paik 2 maailma vahel. Ühel pool räägitakse Nõukogude paradiisist, aga teisel poolt terroripiirkonnast, seadusetusest ja vägivallast. Ja Nõukogude Liit ei loobunud katsetest Nõukogude korda kehtestada Eestis. Ja Eesti ajakirjanduses viidati Stalinile kui punasele diktaatorile või punasele tsaarile, aga töötajate ja talupoegade riik paistis olevat siis uus impeerium, kes soovib oma alasid laiendada Kominterni loosungite alusel. Ja suurt huvi tunti avalikkuses piiril toimuva vastu. Oli lõputuid dokumentaal-detektiivlugusid, seal oli ka elemente melodraamast, näiteks Starinarvski listok, Ruski vestnik ja Riias asuv Sevodnja, mis oli ka Eestis populaarne, kirjutasid pidevalt piiriületusest. Ja me oleme jaganud need materjalid järgmiselt. Kõigepealt Nõukogude Liidust Eestisse olid relvastatud operatsioonid ja provokatsioonid GPU, Punase armee ja Nõukogude lennuväe poolt. Nõukogude spioonid, sabotöörid ja agitaatorid. Siis riigist lahkujad, kes olid Nõukogude terrori ja kollektiviseerimise ohvrid. Ja siis ka tavalised reisijad, ametlikud visiidid, diplomaadid, sportlased ja nii edasi. Ja lõpuks ka kaubandus. Siis Eestist Nõukogude Liitu liikumine. Nõukogude spioonid ja agitaatorid, nii need, kes olid Nõukogude omad, kui ka need, kes Venemaalt olid või Eestist olid värvatud.
maatöölased, kes seaduslikult või ebaseaduslikult Nõukogude Liitu reisid, näiteks nõukogudemeelsed soomlased Ameerika Ühendriikidest. Jällegi need, kes soovisid riigist lahkuda, nii poliitilistel kui ka mittepoliitilistel motiividel, tavalised reisijad, ametlikud visiidid ja lõpuks ka kaubandus ja kaubavedu. Nagu me näeme, et on olemas nii kattuvusi kui ka märkimisväärseid erinevusi, mis olid väga oluline minu uurimistöö jaoks. Ja nagu me teame ajaloolistest allikatest, 30. aastate esimesel poolel tulid Vene üldsõjalise liidu agendid Eestist Nõukogude Liitu, et bolševike vastu võidelda. Aga need operatsioonid olid salajased, nii et sellest ajakirjanduses juttu ei olnud. Ja see näitab, kuivõrd erinevad on ajalooline kontekst ja selle meedia kajastus sellel perioodil. Ja suurimad eestikeelsed ajalehed, neil oli võimalik avaldada põhjalikke analüütilisi aruandeid GPU ja Nõukogude luure tegevusest Eestis. 1930. aastatel polnud mingisugust kahtlust, et see oli hästi organiseeritud, sihipärane, strateegiline operatsioon, millele pühendati tohutuid ressursse. Samal ajal Päevalehe ajaleht märkis, et Nõukogude luureasutused värbasid inimesi erinevatest rahvustest. Etnilisi eestlasi, kes rääkisid hästi vene keelt, olid eriti väärtuslikud. Inimesed, kes elasid Nõukogude Liidus, Eesti piiri lähedal, olid nõus koostööd tegema GPU-ga surmaähvardusel või ka näiteks, kui ähvardati nende sugulasi. Eraldi kategooria koosneb sellistest asjadest, mille nimi on kohtumised piiril, kus piirialade inimesed või elanikud proovisid kohtuda ilma, et nad tegelikult piiri ületaksid. Olid ka ametlikud kohtumised piirivalvurite vahel, et piirijoont kindlaks määrata või neid tähiseid panna ning Eesti pool sageli esitas palve ka Nõukogude võimudele selleks, et nad Eesti kodanikke tagasi lubaksid Eestisse. Ja väga suurt huvi pakkusid veel religioossed rituaalid, uudistevahetus ja toiduvahetus või tarnimine. Siis kaks näidet. 24. jaanuaril 31 Starinovski listok aga avaldas artikli bolševikud peksavad palverändureid. Et see toimus siis Peipsi järvel, kus 3 kuningapäeval toimus õnnistamise teenistus ja kirjutati siis nõnda, piirivalvurid tulid sinna rahvamassi keskele ja hakkasid neid pagevaid palverändurid piitsadega peksma ja märgiti, et kuigi paljud olid juba maha kukkunud, ikka neid peksti edasi ja lõpuks nad seoti kelkudele, saanidele ja viidi tagasi Venemaale. Ja 30. mais 1930 kirjutas sama ajaleht Nõukogude näljaste abistamine, märkides, et Peipsi järve talumehed saatsid salaja toitu sugulastele Nõukogude Liitu. Ja sellest oli samuti juttu ajalehes. Piirikuvandid täiendavad ka ülevaated sündmustest, mis toimuvad Nõukogude poolel. Põhiliselt räägitakse seal kollektiviseerimise ajal talumeeste vastasest terrorist ja usuvastastest kampaaniatest ja looduslikest katastroofidest nagu metsatulekahjud ja üleujutused. Ja esimese Nõukogude 5 aastaga plaani ajal muutus see atmosfäär eriti pingeliseks. GPU viis läbi operatsioone, Kominterni spioone tuli juurde ja Punaarmee tegevus suurenes. Ja Nõukogude piirivalvurid rikkusid kokkuleppeid ja olid agressiivsed, tulistasid inimeste pihta Eesti territooriumil
ja võeti ka kinni inimesi valede süüdistustega, aga põhiliselt sellepärast, et konfiskeerida väärtuslikke esemeid, raha ja Eesti kroonid ja ka muud välisvaluutad olid eriti vajalikud Nõukogude Liidus, et läbi viia industrialiseerimine. Ja neid, keda kinni võeti, niimoodi süüdistati peamiselt spionaažis ja kui nad tagasi ei saanud tulla, siis nad saadeti Solovetsi saartele laagrisse. Ajakirjanduses kirjeldati ka vägivalda Eesti territooriumil ja ajakirjanikud kunagi ei seadnud kahtluse alla, et reageerida tohib jõuliselt sellistele sündmustele. Aga kui näiteks mõni piiririkkuja sattus Eesti poolele, nagu näiteks lennuõnnetuse puhul, siis need inimesed saadeti Nõukogude poolele tagasi kogu oma varandusega selleks, et mitte eskaleerida olukorda. Kõikidel puhkudel, kui Eesti venekeelsed ajakirjad ja ajalehed kirjeldasid Eesti piirivalvet positiivses valguses, ausad, professionaalsed, vaprad, kes riskisid oma eluga selleks, et relvastatud sissetungijaid neutraliseerida, aga kunagi ei läinud naaberterritooriumile. Eesti nagu väike riik, nagu ta oli, tugines ikka diplomaatiale, rahvusvahelisele õigusele. Samas aga ajakirjanduses on näha, et mitte iga piiriületaja Nõukogude poolelt oleks olnud pahatahtlik. Näiteks räägiti nii, et kuidas Vene ja Nõukogude Eesti talumehed ja töölised põgenevad punase terrori eest. Ja tavaliselt kirjutati seda sellises nende inimeste vastu kaastunnet äratavas stiilis. Ja tunti ka teati ka kuulsatest põgenemistest Solovetsi saarte laagrist, nagu näiteks Sožerko Malsagovi ja kindral Ivan Zaitsevi rühmad. Ja ajalehtedes kirjutati piirist kui osast suuremast Euroopa piirist. Ja selliseid intsidente kirjeldati ka Soomes, Lätis, Poolas ja Rumeenias. Näiteks kirjutati Nõukogude sõduritest, kes põgenesid riigist selleks, et mitte täita kohustusi või käskusid, mis oli ette nähtud põllumeeste ülestõusude maa surumiseks. Siis Grigori Bessedovski, Nõukogude diplomaat, kes põgenes Pariisi saatkonnast 29. aastal, sedagi peeti põgenemiseks üle piiri, sest saatkonna territoorium on ju suveräänne territoorium. Ja ta kirjutas raamatu On the Path to Thermidor ja seal ta kirjeldas seda, kuidas Nõukogude luure töötas ja toimis ja ennustas ka seda, et bolševike režiim mingil hetkel saab läbi elama Thermidori kollapsi. Ja kui me Eesti-poolseid intsidente vaatame, siis Starinovski Listok rääkis ka noortest vene noortest ja noored põllumehed sageli põgenesid Nõukogude Liitu selleks, et elada seal paremat elu, aga need, kes tagasi tulid, jutustasid, missugune kole see reaalsus seal valitses, aga ikkagi jätkus see tendents, 100 inimesi aastas lahkus nõnda. Aga nende saatus Nõukogude Liidus oli enamasti traagiline, sageli anti neid kohtu alla kui spioone. Ja Nõukogude agentide, kes olid Eestis värvatud, nende kohta kirjutati selliseid õpetlikke lugusid, näidates seda, kuivõrd vältimatu on karistus sellise kuriteo puhul. Rabotša Pravda oli bolševike ajaleht, mis rääkis, kui hea on industrialiseerimine ja kui suured on saagid Nõukogude Liidus
ja samal ajal ignoreeriti täielikult piiriprovokatsiooni ja terrorit ja selle toimetaja Aleksander Seliverstov põgenes Nõukogude Liidust selleks, et vältida kohtu alla andmist Eestis, aga siis ta ikkagi arreteeriti ja Nõukogude Liidus ja suri vanglas. Piirialad olid ka inforiskitsoonid, sest Eesti raadiosignaalid olid nõrgad siin kandis ja sageli kuulati siin Nõukogude raadiot, mõnikord ka Kominterni raadiojaama, mis oli ainukene, mida oli kuulda. Ja 30. aastate algul muutusid Nõukogude raadiosaated järjest enam agressiivseks. Näiteks üks Valgorodi elanik, kes kuulas Nõukogude raadiot, kannatas vaimse vaimuhaiguse all, hakkas karjuma koledaid loosungeid kulakute kohta. Ja see piirikuvand on üsna paradoksaalne. Ühelt poolt ta on tohutu ohupaik, teisalt aga on see koht, kus inimesed saavad teha elu muutvaid valikuid, põgeneda punase diktaatori impeeriumist, teised jälle lähevad Eestist lootuses paremat tulevikku saada. Aga ajalehtede artiklid võimaldavad teha selge järelduse. Nõukogude Liit oli strateegiline provokaator ja agressor. Eesti aga oli mitteagressiivne, seaduskuulekas riik, mis kasutas jõudu ainult viimase hädavõimalusena ja pidas tähtsamaks diplomaatiat. Aga Nõukogude propaganda püüdis näidata, et Eesti on agressor, kuigi see tegelikult nõnda ei olnud, vaid kaitses oma kodanikke.